Mis sõber on? Sõber, ma olen isand, oota. Kui lahe. No jõu, mis toimub? Käes on 1. märts ja kell on praegu 7 hommikul ja see tähendab ainult ühte, et Kalvin ja ta sugulane on lõpuks jõudnud Austraaliasse, nii et lähme ruttu siia alla, kohe saadan Cross Stationisse, mis on otse minu maja ees ja toome nad lennujaamast minu juurde. Nad tulid ikka väga õigel hetkel siia Austraaliasse, sellepärast et praegu nüüd just on kõige suurem kuumalaine üldse vist, kõrget õues on iga päev 33-34 kraadi sooja. Praegu on 7-11 hommikul ja lihtsalt õues on juba nagu, ma ei tea, soojem kui toatemperatuur. Vaatangi kohe järgi huvi pärast, kui soe siin õues praegu on ja ma saaks teile öelda. Õues on 19 kraadi sooja praegu. Kui mõnus. Ja ma ei teagi, nüüd ma lähen, võtan Kalvini ja need, võtan siit kuskilt vastu. Saadan nad ilmselt enda juurde ja siis ise lähen ruttu tööle. Teen kiire tööpäeva. Post tuli mul õnneks vastu, saadab mul selle auto järgi niimoodi, ma saan siis hiljem minna saidile, teised juba tegelikult alustasid. Skybus on ots ees, vist ilmselt just jõudnud ja kui ma ei eksi, siis nad sellega tulid ka praegu sisse. Okei, siin on rohkem neid. Silmad lahti. Kas näete neid? Kas keegi näeb neid? Näed siin seal. Jou! Mis toimub ees? Oi, lõpuks olete mees. Mida pekki? Ülisil, jou bro. Jou mees. Ülilahe. Mis soengus endale kasvatanud oled mees? Ma hakkan valgeks võrguna seda neid. Kaua te passite praegu, et mind ootasite siin? Just olime. Ma tahtsin ühtes sulle tulle kirjutada. Okei, nice. Kõredi, see veel on? Reisikaaslane. Nice. Esmamulje on lahe soe, nagu me juba seal kuradi Abu Dhabist üldse kuradi kõrgu kliimat, aga... Et seal oli soojem veel või? Ja seal oli ikka see niiskoht. Palju sul oli soojem? Ma ei tea, hommikul mingi 6 oli 15 kraadi. Nice. Praegu meil on mingi 19 kraadi sooja siin õues. See on praegu nagu hommikul. Et täna tuleb 34. Kuidas oli muidu see trip ja kõik värk siia? Ei, jumal lõva. Oli jah? Ei ole üldse hull, on ju? Trip oli lõva. Üksinda oleks räigelt igavad ilm. Ma ei tea, kas sa tead, mis asjal mul oli sellega? Jaa, räägi. No ma põhimõtteliselt sain nagu mingi 5 tundi enne, sain nagu viisa kätte ja siis Väga hull. 2 tundi selle liini otsas ja ma mõtlesin, et peab juba pileti maha matma. Täiesti uskumatu. Vend ootas oma viisat rääsib 3 kuud ja 5 tundi enne lendu sai mu viisa kätte ja nagu kõik lootused oli maha juba matnud, et ei saagi ausse tulla, et piletid maha müüma kõik värgid särgid, aga 5 tundi enne sai ma viisa kätte nagu vats. Leebe joppamine, üli lahe. Aga jah, lähme viskame asjad maha. Welcome to my crib. Step inside, motherfuckers. Nagu kodus. Tervist! Ole vait, ole! Kõige! Tunnete üksteist või? Te teate üksteist või? Teame. Mis asja võisete? Kust üksteist teate? Kakumäelt, surfiklubist. Jaa, teed. Lõpuks näeb see kohta päriselt ka. Kõrvalle. Ja vaata kohe sisse ka. Tegelikult ära vaata. Ma ei julge vaata. Siin on üks uus nüüd ja meil on nüüd mingi hiinakas oleb siin. Mingi naine ja siis tal oli sünnipäev eile. Ja siis ta puhastas oma madratsid asjad siin päeval ära. Mõtlesin, mis teema on, mingi väga imelik vaata. Ei, nagu lihtsalt ei puhtaks. Ja siis öösel käis mingisugune mees käis tal siin. Palju te maksate iga nädal? Said 80 aastas. Näkku? Mul okei. Ja oma vetse värgiga. Aga mis sa soovisid meil teha, kas te tahate siit ära tulla, tahate siia jääda või kas hakkame eraldi elama või koos elama, mis plaan on? Ma tahaks minema siit minna. Ma ei tea, minu pärast... Mulle meeldib siin tegelikult olla, see on selles normi inimesed. Võtame Keiri vlogi üle. Esimene päev Melbourne'is. Keir läheb ise tööle, me hakkame vlogima. Kliima on uskumatu siin. See on midagi teistsugust, noh. Nii et Karin, kui sa tuled, siis
siis saad teada, see on nagu kirjeldamatu, vaata, need mis Keirilu vlogidest vaatad, see ei ole see, on ju. Ilusat tööpäeva. Ole tugev siis. Ma olen nagunii tugev. Ma leibu laual. Lihtsalt väga haige, mis ilm siin on. Mis esmamuljad on, Alex? Ei tea, päikest on ma näen. Veits uimased oleme veel lennust. Aga nüüd on päris normaalne, no. Selles suhtes, jah. Ei, siin on nii palju head ja Energiat on, jah. Et ma ei tea, no see annab juba energiat inimestele juurde, et sul on ärkad üles, sul kuradi valge juba, noh. Miks see taevast alla kogu aeg. Ja naised on ka päris mahlased. Ma ei tea, mida see Keir enda vlogides filminud on, aga niisugused kohti ta küll pole näidanud. Vähe naisi. Need puud on võtsid, mul on niisugune tunne. Aga jah, ma ei tea, mulle meenutab Austraalia Ameerikat esimesel päeval. See aktsent on veits gei, nagu raske on aru saada, mis inimesed räägivad mulle kui eestlasele. Küsid üles, ühe korra üle uuesti, siis kordavad ehk normaalsemad ennast. Aga normaalne kass on peal juba 2 päeva jooksul 7 tundi maganud ja kokku. Kas midagi. Need puud peavad olema feigid, ma ei usu, et need on päris puud. Ja kui on, siis see on, ma ei tea, ongi päris puud. Päris? Näevad välja juba niisugused nagu, no okei, kui need on päris puud, siis on oh my god, on. No nii, 1. märts siis ja olen siis praegu siin tööl rahulikult. Nüüd hakkas meil just lõunapaus ja jätsin siis Kalvina üksinda linna. Ei tea, kas ta ikka hakkama saab. Appi, ma loodan, et ta saab hakkama. Ma nii muretsen ta pärast. Aga ei, tegelikult on kõik chill praegu siin rahulikult. Teeme tööd, ehitame lava, nagu näha on. Et mind pandi seda lava siin ehitama. Et siin on ikka päris korralik kallak alla poole. Peame panema üli palju neid puujublakaid siin alla, et kõik see oleks tasane. Ja jah, pärast siis, kui tööpäev läbi saab, siis saame Kalvin asjadega kokku jälle. Ööbib ilmselt praegu siis 2 päeva, umbes 3 päeva, kes teab ööbib ta minu juures. Ja siis pärast seda peab ilmselt ta minema kuskile hostelisse või mis iganes nii kauaks, kuni me leiame uue elamiskoha. Jah, me plaanime võtta uut elamiskohta, et kõik 4 Sest Kalvinil tuli sugulane, aga tegelikult Alex tuli ka siia koos temaga. Ja tuli siis täna kõndis sinna tuppa ja siis Ronald oli nagu, mida sa siin teed, mees? Et tuleb välja, nad on varem omavahel tuttavad, et saavad hästi läbi ja teavad üksteist hästi. Nii et üli chill sellest, võtame kõik 4 mingisuguse maja või mida iganes ja siis vaatame. Aga noh, see on kõigest nagu mõte praegu sellesse, et võtta mingi maja. Sest tegelikult ma ei taha ju enam olla siin Melbourne'is kaua, vaid tahaks olla ainult märtsikuu veel teha siin samas praegu tööd, kus ma praegu teen. Ja siis kolida kuskile minema, et minna farmi lõpuks. Ja muidu, Kalvin saab ilmselt ka siin tööd. Rääkisin oma bossiga ja reedel siis võtan ta endaga tööle kaasa ja siis vaatame. Aga jah, ma lähen tõmban nüüd kiire teined ja näeme vaatame. No nii, päev hakkab vaikselt õhtusse jõudma, kell on 4 ja minul sai tööpäev just läbi ja nüüd ma praegu siin rahulikult kiman oma uue longboardiga tagasi raudteejaama, kus ma saan siis minna rongi peale ja rongiga lähen siis Southern Cross Stationisse. Siuke kerge tunniajane sõit, kuigi vahemaa on kõigest mingi 20 kilomeetrit. Aga siin linnas nagu ikka
need vahemaad, lühikesed vahemaad võtavad 2-3 korda kauem, kuna liiklus on juhul lihtsalt. Ja ülimalt mõnus asi on see longboardi ostmist, sellepärast et terve tee, kui ma sõidan laost kuni rongijaamani, on kerge siuke downhill, siuke kalla poole ja annad 2-3 korda korralikku toogu, siis sa veerad põhimõtteliselt terve tee lihtsalt raudteejaama. Räigelt mõnus lihtsalt, nii kiiresti saab koju minna ja ei väsita ära ka vaata, kuna nii mõnus istub peale, lihtsalt lähed. Nice lihtsalt. Tere, kallis rahvas, siin Keirstint. Ja nüüd me lähme linna peale. Outfit on selline, Keiril selline ja poiss Alex, sina tuled meiega? Davai, peab minna. No jõu, ja ongi see tööpäev lõpuks kätte jõudnud õhtusse ja oleme ja mida Roonat taustal teeb. Natukene läks lapsesse see ula, läks muru peale. Aga oleme siin rahulikult Linden Streeti jõudnud, vaatame siin linnavaadet, naudime, chillime. Õues on ikkagi mingi meeldivad 25 kraadi sooja. Väga mõnus, siuke kerge jahe tuul paitab ka siin juba nahka, et sellest siis ei ole enam nii palav. Aga väga nice nightlife on siin, inimesed käivad rahulikult ringi. Kurat, kas ma ei fookusest väljas? Mega linnavaade seal taustal. Ja Ronald pani käna just. Nii, üritame fookust saada seda kraami. Okei, ja siin on ka ilusad jõulupuud ikkagi, meil on jõulud käes siin. Tegelikult ei ole jõuluda läbi juba, aga siin on nagu nii koeg ilus lihtsalt. Ja Kalvi, mis sa arvad siis, kuidas on see linnavaade praegu siin, kuidas üldse nagu mingi esmamulje on sul pärast seda väikest powernappi? Ilusamaks läks linn. Läks, jah? Ei, tõesti Ameerika tunned on täitsa. Ja Ronald see rahulikult ikkagi ajab inimesi alla. Oleks peaaegu ärivenna siin praegu. Ma üritasin trikki teha, ei tulnud välja, noh. Mis trikki tegid? Tahtsin slaidi teha, aga ei saanud. Aga tee veel. No, tuled viska. Work it, baby, work it, baby. Me leidsime mingid loomad. Ma ei mäleta, mis need loomad nimed on. On kahed loomad. Kas ta ründab, kui ma lähen talle ligidale? Ära mine, tundub. Ei, nad ei ründa sind. No proovi, pane käbar vastu. Anna pitsat talle natukene. Ei, aga anna talle väike tikk. Come on, mees, ära ole kade. Oota, ma tahan ise anda siis. Anna seda krõbeda tarp. Niimoodi, oota, muidugi näpus sinna üleval paad ja... See tundub. Ei sõber. Sõber, ma tahan ise anda, oota, ma annan ise. Vaata näita valgust veel. Väga lahe. Tahaks vai teha tähega. Oota, mine rahulikult, hästi rahulikult. Movement. On või? Jaa, possumid, jah. Nad mängivad laipa, jah? Anna talle. Hästi rahulikult. Ja kurat, sõigi ära reis. Armas. Kuradi marakrati reis. Näita valguste peal, lähemalt. Krõvistab korralikult. Marakrati. Appi kui lahe. Tõega. Tere park on siin läinud. Nii, nüüd anname proovida Keiri toakaaslasele anname proovida Eesti musta leiba ja Kalevi neid sinimustvalgeid komme. Ühesõnaga neid kommed juba proovis, need talle ei meeldinud üldse, siis on need väga rõvedas. Nii et Eesti kommid on täis tõmmukommid ja kõik need. Aga musta leiba ta pole varem näinud ka oma elus, ma anname talle musta leiva snäkki proovida. Seda Fatseri, seda leiva snäkki, et värskelt toodud siin Eestist. Nii et give it your best. Straight up. Don't worry about the camera, like ignore it. Yeah, no pressure. I just want to see what is your reaction like.
It's funny for Estonians because black bread is everything we eat like all day. And like you like smelling it like it's shit. You'll smell it, straight up. Smells like shit. No, it's good. Like I'm eating it right now. Okay. I haven't met anyone who doesn't like it so far. Take a big bite. Are you serious? Oh my No! Are you serious? That's yuck! No way. Come on. No! You're faking it. It's not that. No! Yuck, man. No way. What? What the f***, man? That's a shit. Come on, that's our national pride. What the What just happened? That's so yuck. Are you serious? Straight up, that's the most disgusting thing I've ever had to put in my mouth. Wow. Wow. I've never seen anyone who doesn't like it. Okei, tundub, et Eesti leib, Eesti kommid on täis Sorry väljenduse eest. Ja ta lämbub ikka seal. Damn. That's like, Wow. Crazy. And this is the bread. Wow. that's not bread. That's shit. That's bread. That's That black bread. shit's yuck. Some nasty shit. Straight up. Ühesõnaga, ma arvan, et sellega siis lõpetame selle vlogi osa. Eesti kommid, Eesti leib ja kõik värgid, et need võivad siis kuradele käia. New Zealandi tüdrukule need ei meeldi. Nii et lõpetame selle vlogi siis ühe viimase ampsuga Eesti mustast leivast Patseri poolt. Ja sorry, et ma pole nii palju nüüd vloge teinud. Võtsin mingisuguse 2-nädalase pausi, et tööle keskenduda ja nii edasi. Aga nüüd siis ma hakkan uuesti keskenduma vlogidele, teen jälle ja teen ka muid igast naljakaid videosi koos Kalviniga. Ja seekord reaalselt. Nii et pange subscribe, like ja näeme järgmises videos. Peace. Oota kohe. Ootame, kuni see asi ära läheb. Siis ma tõmban koti selga siis lähme. Davai. Ja, davai, 3, 2, 1 läheb.